võtsin vastutuse oma elu eest alles 6+ aastat tagasi. Kui ma olin 34-aastaselt ma võtsin alles vastutuse oma elu eest. Ometi, kui ma olin seal 15-16, ma mõtlesin, et kui mina olen 20+, siis mul on kõik oma eluks juba loodud, ma tean, kuidas oma elu luua ja ma oskan oma eluga midagi pihta hakata ja kõik on hästi ja kõik on nagu all sorted out, kõik on nagu välja arvestatud ja kõik on paigas, on ju. Aga kui ma olin seal 20-30, siis ma sain aru, et ma ei saa üldse aru, kuidas see elu elamine käib. Ma arvasin, et ma olen aru saanud asjadest, aga tegelikult mul ei olnud õrna aimu ka, kuidas see elu käib ja kuidas käib oma elu loomine ja kuidas käib oma elu eest vastutuse võtmine. Mul tegelikult ei olnud õrna aimu ka, isegi siis, kui ma olin 30. Ma arvasin, et ma tean kõike, aga mul polnud õrna aimugi. Alles siis, kui mina sain vähi, ma olin 34-aastane, hakkasin ma võtma vastutust oma elu eest, sest mul oli nii palju küsimusi. Miks mina? Miks nii noored? Oda, mis värk on sellega? Ma tõemeeli arvasin, et vähk on mingi vana inimeste haigus 80+, et kui sa ei sure vanadusse, siis sa sured vähki, on ju. Ma ei nagu, see on ebaõiglane, see on ebaloogiline. Midagi on mäda, midagi on väga mäda. Ühtäkki ma ei saanud aru oma enese elust. Ja sel hetkel, kui ma reaalselt sain aru, et on võimalik ära surra, toimus mul ärkamine, lihtsalt toimuski. Ma sain aru, et ma ei ole mitte kunagi oma unistuste järele läinud. Ma isegi ei tea, kes see mina on, ma isegi ei tea, kes see Maris on. Ma sain aru, et ma olen kogu aeg elanud kellelegi teisele. Ma ei tea isegi mille või kelle jaoks tehes, ma ei tea isegi mida ja miks. Korraga oli kõik sassis, aga nüüd tagantjärele ma saan aru, et see oli tollel hetkel sassis. See pidigi nii olema, et kogu minu elu saaks hakata korrastuma. Ja alles täna läbi iseenda näen, et ma olen nüüd olnud vastutav oma elu eest alles 5 aastat, 5+6 aastat. Ja võikski öelda, et ma olen alles 5-6-aastane. Ja eriti need viimased aastad ma näen, kuidas ma igas kuus elan. Mul on möödub kuu aega, aga ma olen elanud justkui aasta. Ja kõige selle 5-6 aasta jooksul ma olen elanud mitu elu edasi, sest ma kogu aeg loon, ma iga päev uuenen, muudan, korrigeerin, muundan, näen ennast läbi, näen enda juurpõhjuseid läbi, näen enda sümptomeid läbi, näen enda ise ennast läbi. Miks see füüsiline reaalsus peegeldab mulle just sellist pilti, mida mina pean siin enda heinakuhjas, millist nõela ma pean liigutama siin heinakuhjas täpselt, et minu füüsiline reaalsus muutuks iseenesest. Ja see on nagu tegelikult nii huvitav ja ma ei tea, kas mulle ainukesena tundub see tegelikult nii huvitav, nii kui sa hakkad vastutust võtma oma elu eest. Elu läheb hästi põnevaks, sest sa ei ole enam ohver. Sa ei oota enam kedagi väljast poolt, kes tuleks ja päästaks sind ära. Sest mina olin see, kes kogu aeg ootas, et keegi tuleb ja päästab ära. Mõistusest ma arvasin, et mina ise loon oma elu, aga alateadvuses olevate programmide järgi ma tegelikult olin ohver ja ma kogu aeg ootasin, et keegi tuleb ja päästab mind, keegi tuleb ja aitab mind välja sellest elust, kus ma olin ennast elanud. Ja kui mul oli vähk, ma olin seal haiglas, ma kirjutasin sellest ka raamatu, vähidiagnoos kui elupäästja, mida ma soovitan sulle lugeda, mida ma soovitan absoluutselt kõikidel lugeda. Ma olin seal haiglas ja teate, mis taipamise ma sain siis? Ma sain aru, et ma olingi kogu elu enamasti olnud seetõttu haige, et siis ma saan tunda hoolitsust poolt ja nii-öelda päästmist. Siis ma saan tunda, et keegi päästab mind ja siis ma ei pea ju enda elu eest ise vastutama. Jah, see on rõve koht. Mina puhastasin sellega koha endal ära. On okei tahta hoolt, on okei tahta, et keegi aitab sind, on okei tahta, et keegi tuleb ja päästab sind välja, aga ei ole okei tahta igaga niimoodi, et sa jääd sellest sõltuvusse. Ja pane tähele, see on alateadlik tasand. Mõistus arvab, et ma oskan oma elu elada ja mul on kõik paigas, aga alateadlik tasand on see, mis peegeldub sinu füüsilises reaalsuses ja näitab kogu tõde, mis sinu sees tegelikult toimub ja mida see sisaldab.
ehk siis ma olen praegu, ütleme, 6-aastane ja ma olen 6 aastat oma elu loonud ja ma näen iga päevaga, kuidas see läheb aina magusamaks, aina lõbusamaks, aina ilusamaks, aina ägedamaks, sest ma olen ise selle eest vastutav. Ma olen vastutav selle eest, mida ma tunnen, mida ma ei tunne, oma emotsioonide eest, kõige eest. Ja ma soovitan su samamoodi hakata võtma vastutust päriselt oma elu eest, nagu päriselt hakka vaatama oma elu uudishimuga, kuidas mina olen selle loonud, kuidas ma saan siis seda ümber luua, ära luua, uueks luua, sest kui mina ise olen selle loonud, siis ma saan selle ise ka ära luua uueks.